kuulama muusikanõunike podcasti siin Delfi meediamaja tahaks öelda päikesepaistelises, aga igal juhul aknaga toas on kriitikud Siim Nestor ja Merit Maarits. Loomulikult on meil ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets ja nagu alustame kiiruga täname meie toetajaid Converse Eestit ja Muusikalinn Tallinnat. Aitäh! Arustasime täna muuseas Margaret Thatcheri lemmiklooga. See on Joe Meeki Telstar, õigemini Joe Meeki produktsioon, eks ju, aga Telstar Tornadoes. See oli vist esimene inglise singel, mis üldse kunagi Ameerikasse jõudis. Või siis oli esimene instrumentaal, aga mul on tunne, et see võis ka... näed, hakkasin laiema siin ja ära laia, kui infot kõvaketalt kätte. Ja seal jäid viktoriini lätte ilma, et keegi oleks küsimust esitanud. Ei, ma rääkisin, ma hakkasin laiema. Ta andis, vaata need esimesed helid ja praegu kõigelt annab siukse meeleolu, et nagu seekord oleks tegu seal raadiokuuldamänguga. Hakkad meil tegema nalja hääli. Eks ta meil natuke selline kuuldamäng on niikuinii. Jah, tõsi. Muusikamaailmas uudiseid siin. Kurb uudis tuli eile, eks ole. Kuigi sina vist liiga suur D'Angelo fänn ei ole. Kurb uudis tuli eile D'Angelo musta muusika üks oluline tüüp lahkus meie hulgast ja üsna noorelt 51-aastaselt. Nagu ikka väga kahju, aga... Siin ma korra segan vahele. Nii. Seda tead, et Angie Stone oli, eks ju, pikalt tema naine, on laps ja nii edasi. Nii. Angie Stone ka suri sel aastal. Või sai surma. Et sellel, nende ühisel pojal on ikka hirmus aasta. On hirmus aasta. Ja D'Angelo mulle ikka, ma just eile kuulasin seda Voodoo albumit, ma mängisin seal Lill saates ka ühe loo ikkagi tema auks ja mul oli meeles, kuivõrd sügavalt ikkagi tollal, kui ta ilmus, mulle see album meeldis. Ma arvan, et oli mul seal aasta lemmik albumite nimistus kõrgel kohal. Ma ei imesta, äkki isegi oli esimesel, aga ma mäletan oma tõelist vaimustust. See aasta 2000. Midagi siukest, jah. Siis juba tehti neid aastatabeleid. Ja me alustasime 98 areenis. Okei. Paljud muusikanõunikute kuulajad on siis veel sündinudki. Ja siit tollal ikka mõjus väga võimsalt see plaat. Väga võimsalt. Ütleme nii, läks lihast väga korralikult läbi, aga eile kuulates ma mõtlesingi, et tegelikult ta ei ole minu jaoks nagu säilitanud seda võimet nii hästi mõjuda. Mul tekkis üleüldine probleem mõne aja pärast selle neosouli liikumisega. See termin muidu neile asjapulkadele kellelegi endale väga ei meeldinud. D'Angelole endale ka mitte väga. See oli tema manažeri poolt välja mõeldud. Kes oli muide varem ka Prince'i manager, Alan Leeds. Ja seal tekkis, selle stiilist tekkis hästi selline korraliku hea maitse etaloon nagu vagu muusikas ja mul on selle hea maitsega ikka probleem olnud. Ja näiteks Giles Peterson kirjutas eile oma järelüüde Facebooki D'Angelole ja tema just ütles, et D'Angelo tõi sellesse soul ja funk muusikasse, tema kirja pandu põhjal võib mõista, et Peterson pidas D'Angelot selle valdkonna kõige tähtsamaks tüübiks ja et tuli midagi nende kaudu, mis
mis ei olnud enam see igav masinlik swing beat, mis oli tol ajal nagu tähtis. Aga ma just mõtlen, et mina pigem selle masinliku swing beat'i mees, kuigi ütleme ausalt, et selle niisuguse swingi ja swing beat'i sound tänapäeva mõistes on kindlasti ajale rohkem jalgu jäänud. Ta on rohkem nagu oma ajas kinni, see sound, kuivõrd D'Angelo plaat jälle on tegelikult nagu ajatu, siuke suur tema muusika. Kolmandat albumit. Ja mul on see ka olemas, aga ma vist seda enam väga palju ei kuulanud. Oota, kas see on minu arust üldse tema minu jaoks, aga peetakse loomulikult ikka seda voodut kõige tähtsam. Ja seal on heast maitsest kohati asi ikka üsna kaugel. On jah. Ja ikka on selline tume ja eks ta oli vahepeal kõvasti kõuki ka teinud. Mul on see plaat olemas, joonud palju. Aga ma kuulaks seda üle. Ei, mul on üks asi, millest mul ongi väga kahju, et D'Angelo tegelikult jõudis väga vähe salvestada või välja anda. Tal ilmus 3 albumit. Aga vist tuleb postuumselt ka. Mingis mõttes näitab kui kõva mees sa oled, kui ainult 3 albumiga oled ajaloos nii kõvasti sees, aga lihtsalt see oleks väga huvitav, kui ta oleks rohkem teinud. Ma arvan, et ta oli seda sorti kuju, kes võinuks sellest neo-soulist või sellisest hoiakust, mis tal seal nendel 3 plaadil oli, veel rohkem välja minna, veel rohkem otsima minna täiesti teistesse kohtadesse. Ta oli umbes nagu Andre 3000 või siis Prince, eks. No Andre on neid, ütleme siis ikkagi liiga kaugele. Nii, aga D'Angelo väga kaugele mindud plaadid oleks ka huvitavad sündmused. Ei, see on päris kindel, aga ma usun, et kui see postuumselt nüüd ikkagi ilmub see tema 4. plaat, siis eks me siis kuuleme, kui kaugele ta läinud on. Sellest D'Angelost võiks muidugi eraldi saate teha ja muusikanõunikud pluss ja siis sellest rääkida, sest et rääkida ei oleks rohkem kui küll. Mis veel? Väike kandev paus, et eelmise teemaga läheks vahe sees. Need on väga head, jah. Kahjuks lobisesin täis selle. Ma tapsin laupäeval Doja Cati ära. Selles mängus Fortnite maagalt nädalavahetuseti, kui mõnda sarja ei vaata või raamatut ei loe, siis mängin Fortnite'i mängu ja seal on praegu Halloweeni hooaeg ja seal on nüüd võimalik üks nii-öelda boss, kes seal mängus on Doja Cat. Ta on Doja Cati välimusega täiesti ametlik collab, nagu see on. Seal on ka Mariah Carey kunagi mängus on, aga teda ära tappa ei saanud. Aga ma läksin sinna mängu, ma teadsin, Doja Cat on seal, ma otsisin teda sealt saare pealt. Väga ebameeldiv oli teda ära tappa ausalt öeldes. Miks seda ära pidid üldse tapma? Ta tuli sulle kallale. Ja kuidas sa tegid seda? Mingisuguse automaadiga vist või selle shotguniga. No jaa, et vähemalt ei kägista. Põhimõtteliselt saaks ka kirve, aga tal on endal mingi relv, millega ta sind üritab ära tappa. Aga seal mängus on tema bossiga oli nii, et kui ma ta ära tapsin, siis ta ärkas kohe uuesti ellu ja tuli minu nagu tiimi. Ma olin siis nagu kahekesi. Ta aitas mul ülejäänud inimesi seal saare peal ära tappa. Kui sa juba selline killer oled, siis kas sa oled unes ka kedagi ära tapnud? Ei, vist olen küll ja siis on metsik hirm on selle vangi minemise pärast. Täna ma nägin nii ebameeldivalt asja unes, et või tähendab cringe asja, et sellest ma ei taha rääkida. Aga see miks sa kurat ütled seda siis? Ma ei tea, kogemata. Ei ole, nüüd pead kogemata rääkima ka. Nüüd pead rääkima, kui sa nii ei käi. Olgu, ma ütlen siis. Räägi ja meil on kõik. Ma olin suures basseinis, seal oli hästi palju inimesi. Vesi oli selge vähemalt, ütleme. Vesi oli selge, seal oli väga palju inimesi, seal basseinis oli igasugused inimesed, siis ma kogemata köhisin ja ma kakasin basseini. Okei. Köhimise järel. Oled rahul või lõikama välja? Basseini tuleb uus vesi lasta.
no vot, see oli hirmus. Kuule, aitäh. See on tegelikult, kui unene seletamisega tegeleks, siis on muidugi... Aga, see on sellest paari nädala tagusest saatest süke jäänuk mõte vist, mis hakkas elama pea. Aga see, tuleme selle Fortnite'i juurde tagasi. Fortnite on väga muusikaga seotud mäng. Seal just käivitati ka Daft Punki tegelaskujuks, et tänast teha, seal on Daft Punki erimäng, saad miksida nende lugusi, aga naljakas on muidugi see, et Daft Punk põhimõtteliselt läks ju ammu laiali, olgu, mis te ammu nüüd 4-7 aastat tagasi, aga põhimõtteliselt ta elab seal kuskil mängudes virtuaalis. Just kui edasi... Oot, ega Sabrina Carpenter oli ka seal mängus, aga ta oli vist nii-öelda selle skinni või kehana. Mis seal vahe on? Sa saad nagu osta endale selle tema välimuse. Aga Doja Cat on nagu... Doja Cati välimusi on seal 2 erinevat, selle ma saan ka endale osta. Ja no seal nad käivad ju hea meel, et minu poeg seda enam ei mängi. Seal on kontserdid ka. Kogu aeg oli vaja osta neid mingit... mina ei osta. Travis Scott on seal kontserdi andnud, Diplo on seal DJ-seti teinud, seal on palju, Weekend oli seal. Merit, kuidas sul on läinud? Ma loodan, et sina ei mängi arvutimänge. Kodus on PlayStation 5, vahepeal ikka juhtub, et teen lahti, aga ei ole ammu teinud. Raul on sellised näogu, nagu ta saate ära lõpetada. Lihtsalt selle, ei. Aga viimasel ajal tõesti, ma olen isegi rohkem raamatuid lugenud ja muusikat kuulanud nagu nii, et mängudeks ei ole aega Mida loeme siis? Praegu ma loen Catch 22, mis ma alustasin tegelikult aastal 2018, kui see tundus selles mõttes see tundus olema liiga raske, aga ma hakkasin seda lugema, sellepärast ma olin seda sarja vaadanud, mis George Clooney lavastas. See oli juba selles mõttes siuke huvitav info, mille pealt sellesse sarja sukelduda ja siis võtsin raamatut, aga tol ajal see oli mu jaoks natuke liiga keeruline. Nüüd, kui ma võtsin selle, siis, mis meil on 7 aastat hiljem ette, siis see libiseb kuidagi väga kergelt, üllatuslikult. See tähendab seda, et vahepeal on kas sõnavara arenenud või targemaks saadud midagi sellist seal vahepeal. Teate sellest raamatust? Ma ei ole midagi kuulnud. Aga kuulad või kuulasid? Muusikat vahepeal. Ja ma kuulasin nüüd teisipäeval, kui ma tulin nädalavahetuse veetsin Hollandi, siis tulin tagasi ja üritasin järele võtta ja kuulasin päris mitu asja järjest. Mul on praegu meeles, et ma kuulasin järjekordse Kopenhaageni grupi albumi läbi Snuggle. Ei ole kuulnud. Mis see siin? Snuggle. Ma kuulsin, et ma sain aru, sa ütlesid nagu. Aga šnagu, ma ei tea šnagu. Šnagu on ka mingi sõna vist, aga snugul vist. Okay. Ja. Et sealt Kopenhaageni, mulle tundub, et samast koolkonnast, kus on terve hulk teisi bände, kes pigem isegi duosid ja üksikartiste tulnud, et mis kõik natukene kõlavad veidi samamoodi ja see mul on nüüd mingi trauma selle sõnaga. See Snuggle teeb peaaegu sama asja, aga võib-olla siis rohkem sellises sirgemas indie-popi joones, et väga nunnu muusika võiks vist öelda eelkõige. Siuke pilvedes olemine, aga mitte naiivses mõttes. Et kellele meeldivad sellised mitte ähvardavad asjad, siis neile kindlasti soovitaks. Mulle endale võib-olla nagu teist kuulamist ära ei teeni lähejal. Võib-olla võtan aasta lõpus, kui on aeg tabelit teha uuesti ette, aga muidu mitte. Kuulasin midagi huvitamat ka. Lorel Meets the Obsolete vist oli selle grupi nimi. Ei tea. Ja mina tean seda. Mis see on? Nad on Mehhikost pärit. Minust oli ka duo. Ja Mehhiko on tuttav. Ja tuttav riik on ju. Ei, ma mõtlen, et Mehhiko artiste selle nimega, võib-olla ma
ei saa jäädusest aru võib-olla. Ta on selline tore indie. Ei, ma ütleks, et see on tegelikult huvitav erinevate geograafilist ja mingite muusikaliste reaalsust siuke kompott, sest seal on ühelt poolt mingisugune postpungi joon ja siis tuleb seda siukest psühhedeelset joont ka sisse elektroonilist, absoluutselt kõik, et tegelikult mõnes mõttes täidab minu jaoks ära need kriteeriumid, mida ma uuest muusikast otsin, et ei ole võimalik täpselt võib-olla näppu peale panna, mis see on, aga ma olen üllatunud, sest nad ei olnud ka mitte stereoläbi traditsiooni edasi kandnud mingis mõttes või? Ma võin sellega ka nõustuda, jah. Okay. Mul on hea meel tervitada meie saatekülalis Peeter Kopperit. Tervist! Tere! Pole ammu näinud. Vist ei ole tõesti ammu näinud. Jaa. No ma kujutan ette, et sult küsitakse seda liigagi tihti, aga sa oled majandusanalüütik. Kuidas meil läheb? Ei lähe hästi. Ei lähe hästi. Ei lähe hästi. Ja kas tunneli lõpus vähemalt valgus paistab nüüd? Ei. Paraku ei paista ka. Ja sellega kipub olema selline lugu, et ja kuidas paistab, siis ta väga sageli on rong ka. Aga positiivne on selle juures see, et ei meil ei lähe hästi, aga meil ei lähe ka tapvalt halvasti. Ja soomlastel on kohutavalt hea väljend selle kohta tasapaksu. Ja see on see, kuidas meil läheb. Ehk siis igavalt. Jah, igavalt. Igav on ju täitsa okei. Igav, arvestades selle... Kui on selline Põhjamaade igavus. No Põhjamaadega... Skandinaavia siuke igav hea olu. Ja see on päris mõnus, Andke tahan. Aga sellega on see väikene mure, et ma olen mõningatele inimestele vahest seletanud, et mul on kalamajas siukene reha katusel ja vaatan Soome telekat ja neil ei ole enam tasapaksu, et soomlastel on ikka ka päris halvasti. Ja kui soomlastel on halvasti, siis see paneb natuke muretsema, sellepärast, et see võib ühel hetkel nagu meid ka mõjutada, sest me ju tahame neile igasugust trenni müüa. Nii et praegu tapvalt halvasti ei ole, aga soomlaste olukord paneb muretsema. Mis paremini võiks olla? Paremini võiks olla see, et imelik öelda, aga puhttehniliselt võiks parem olla see, et inimesed võiksid olla keskmiselt nooremad. Meil on mediaanvanus mingi 43 ja see põhimõtteliselt... Päriselt, ja see tähendab põhimõtteliselt seda, et sul inimesed lähevad pensionile, mis on väga tore, on ju. Aga, kuidas see on, et 80% meditsiinikuludest on 20% viimases otsas elujas. See asi, siis tuleb pensioni maksta ja siis meil on ju tööjõupuudus ka kogu aeg. Et kui meil oleks see mediaanvanus nagu veits noorem, siis meil oleks palju paremini. See mõjutab ka siis seda meie muusika ettevõtlust samamoodi, ma pakun. No ilmselt jah, sellepärast, et mida kõrgem see mediaanvanus on, seda suurem ilmselt nõudlus on nii kahe asja järgi. Nostalgia ja sült. Ja, ei, nüüd öeldakse tänapäeval ainult meie oma keskis räägime, kasutame sellist viisakat väljendit nagu legacy. See on legacy artist. Ja siis on need vanemad inimesed, klubikultuur on ju samamoodi surnud, eks ju, et räägitakse, et 35 pluss, et see on, või pluss, vabandust, ma saan kogu aeg kodus sõimata oma 9-aastase käes, kui ma pluss ütlen, aga ma millegi pärast teistmoodi oska. Anyway, et noored ei käi väljas enam. Neid ei ole enam. Aga ma ütlengi, ja nad ei joo ja üleüldse, ma ei tea, millega tegelevad, aga tegelikult on tõesti asi sellest, need on meeletult vähe. See mediaanvanus ütleb selle ära, miks nagu seda kultuuri enam nii palju ei ole. Aga muusikat sa kuulad? Kogu aeg. See on väga hästi. Kas vastab tõele? Mul on paar korda juba ammu öeldud, et Peeter Koppel on vana ausimees ju. Kas vastab tõele? Võib-olla kunagi. Praegu ma võin täitsa julgelt öelda, et mul on öeldud päris selliste nutikate inimeste poolt, et mul pidi olema 65-aastase depressioonis arhitekti muusika maitse. Okei, mis sorti muusika on, mida 65-aastased? See on ikkagi, ütleme niimoodi, et see on tehtud 70-ndatel tõenäoliselt mingisuguse väga huvitava keemiliste ühendite mõju all ja seda sageli nimetatakse progressiivseks rockiks. Et sinna kantida kipub nagu minema, see on see, mis ma kodus rahulikult olles, mille ma peale panen. Kas siis need põhisuurused või otsid nagu mingeid
ütleme sealt pildilt välja jäänud tegelasi ka. No eks ma otsin nagu pildilt välja jäänud tegelasi ka, aga naljakas on see, et mulle meeldib selline artist näiteks nagu Camel. Seda nüüd nagu liiga palju ei teata. Omal ajal teati. No omal ajal teati. Aga see on selles mõttes naljakas, et see on täpselt nagu mingisugused Viljandi tüübid tuleks kokku, kes nagu väga hästi ei oska. Tahtsin öelda, et minust Camel ei olnud eriti hea. No just nimelt. Aga see ongi mingisugune võlu selles on. Et nagu tõesti, tüübid, kes eriti hästi ei oska, tulevad kokku ja nagu üritavad nagu nii kõvasti Pink Floydi teha. Nagu maailma kõige rohkem pingutavad ja ikka välja ei tule. Aga siis lõppkokkuvõttes on niimoodi nagu täparalt sümpaatne. David Gilmore'i neid soolokaid oled ka kuulanud. Näiteks see Island, tal on õudselt hea plaat. Islandit olen kuulanud, see väga meeldis. See viimane soolokas, sellest ma ei saanud absoluutselt aru. Me räägime ikka täitsa ühte keelt kohe. Aga kodus saad ikka kuulata, sest et minul näiteks on niimoodi kodus, et kui ma tahan mõnda Jessi Fragilit või midagi peale panna, siis öeldakse, et pane ära põhimõtteliselt. Väljan siin nii viisakalt kui võimalik. Tunnistan ausalt üles, et ma olen oma elus sellises faasis, kus ma elan täitsa üksi ja ma kuulan täpselt seda, mida ma tahan, peaaegu millal ma tahan. Okei. Aga see Ausimehe jutt, see on mingisugune linnalegend siis ühesõnaga. Ei, no selles mõttes, et ma kujutan ette, et see tuli sellest, et mingisugusel hetkel, kuidas nüüd öelda, kuidagi hirmsasti ajas tantsima. Ja siis tundus ka, et see on selline, ma ei tea, konkurentsieelis imelises võrgutusvõimlemismaailmas. Ja kui siis teised tüübid olid nagu kuskil eriti liigutanud, siis ma ikka kujutasin ette, et ma vähemalt olen mingi 0,27 Michael Jacksonit. Ja no tõesti, house, funk, kõik midagi sellist, kus rütm kerest läbi läheb, kui ma kuskilt kuulen kas või seda, see ei ole küll, eks ole, house, see on midagi muud, see on soul, on ju. Aga ma kuulen kuskilt, et James Brown teeb kerapa, siis mul juba niimoodi kere hakkab selle otseses mõttes kohe liikuma. Okei, tore, pagan küll, aeg jookseb. Ja, aga üks kõige obvioossem küsimus. Obvioossem? No, kuhu tasub muusikabusinessis investeerida praegu? Muusikabusinessis just, ma mõtlesin, et sa küsid nagu taksojuht või? Aga okei. Kusjuures mul ei ole enam absoluutselt mitte mingisugust aimu, mismoodi see ärimudel toimib. Sellepärast, et... Muusikabusiness, eks ole? Jah, sellepärast, et mis ma maksan? Kas ma maksan 7 eurot Spotify eest kuus? Ja ma saan aru, et ka need tegelased, keda palju kuulatakse, et need teenivad sealt mingisugune, ka teenivadki 7 eurot kuus, et kus see nagu business on. Okei, nad teevad kontserte ja kõik, aga kui me ütleme sellele tasapaksule majandusele, siis meie muusikud, ma arvan, et neil on pehmelt öeldes raske ja ma tunnistan, et ma olen korduvalt mures olnud sellepärast, kuidas nad nagu leiva laua peale saavad, sest neil on ka ju perekonnad ja okei, minusugune võib ka proovida vanas eas seda, mida ta 15-aastaselt teha tahtis, et kitarri õppida, aga palju neid minusuguseid on? Ja taksoga sõidad? Väga harva. Okei, jah. Et selles mõttes... Mis seal taksos on? Ei et kui taksojuhid investeerimisest räägivad, et siis on asjad on ikkagi on kehvad, et ega vist liiga palju ei räägi, meil käis üks taksojuht siin külas ka. Sa mõtled, taksojuhid saavad info kogu aeg Peetrilt? Ei, küsivad, et kuule, anna nõu, kurat küll, mul on siin jälle üks võimalus tekin natuke kuskile panna, et kuhu ma panen? Kusjuures taksojuhtideks, aga üks väga hea sõber, väga kena daam, kes tõesti, ütleme, oli ainult altud valdkonnas, ma pakun minust ikkagi nagu kõvasti ees, siis talle tulid igasugused elukunstnikud rääkima, millised portfellid need on ja kuhu nad investeerivad ja seal kõrval oli väga fantastiline istuda, sest tütarlaps lihtsalt vaatas uppunud tursa näoga, naeratas, noogutas, ja siis kui elukunstnik ära läks, siis me saime naerda. Need olid siis nagu need meie taksojuhi kogemused, kui nii võib öelda. Kuule, Twitteri sõdalaseks siin nimetada ei ole mul vist ütlen valesti, aga ühesõnaga seal sa ju möllad.
mina satun regulaarselt peale. Ja ütleme, et on ette tulnud. See on viitsid vaielda inimestega? Väga ei viitsi enam. Aga teed seda? Aga jaa, sellepärast, et see on see, et kui sul on stressirikas töö, mul on. Arvutimänge ma ei mängi, sellepärast, et mul on mu graafikud, mu uudised, mu analüüsid, mis vilguvad põhimõtteliselt kohati sama intensiivselt kui PlayStation, ma ei tea, mis number. Siis ühel hetkel sa lihtsalt tahad sellest korra välja lülitada ja siis sa vaatad, et midagi ajab sind vihaseks ja siis sa põhimõtteliselt reageerid sellele. Aga ma julgen ka täiesti rahulikult öelda, see ei mõju vaimsele tervisele hästi. Ma soovitan absoluutselt kõigil see ära lõpetada, kes niimoodi reageerivad. Ja ma pean endale ka mingisuguse uue nagu distractioni leidma. Siim, kuuled? Ma olen täpselt samas kohas Peetriga. Tõesti olete? Proovin täpselt sama. Olete jõudnud sinna, aga ma näen ikka sind vaidlemas põhimõtteliselt laua jalgadega. Et aga mis sa sealt telefonist vaatad samal? Ei saa öelda, ära ütles. See on vaata, tark tuleb hoida suu. See oli näiteks hea näide praegu. Hoiad suu kinni ja ongi korras, mingit jama ei ole. Ei, mulle helistati. Ja nüüd algabki kohe järgmine küsimus. Kes helistas? Aga õnneks me ei ole otse-eetris, et seda ei saa ette heita. Kuigi varasemalt, kui me olime otse-eetris ja siis, kui telefon helises, oli selge, et see normaalne inimene olla ei saa. Aga hea küll, hakkame muusikat kuulama Eesti ja mitte Eesti lood, nagu ikka vaheldumisi ja hindeid anname 1-10. Kofeiinist jälle ületoosis, puhkan siis, kui ma olen ühes poosis. Istun siis, kui mul on süles roosid ja kui miskid poolik, vaatan üle koodi. Jumal tänatud, et üles toodi, mitu sisu tühja lugu loodi. Kui retoriliselt küsin mõned doosid ja et vanam moodi olid laval noodid. Vaielge vastu, kui öeldu on vale, kui otsin tippe on vaatepilt lame. Kui oled laivis ja maksma mind paned, siis näitaga taset nii, et ma oleks kade. Naljakas vaadata räpparid vaidlemas, et kes on parem. Ta mängib kabet ja sa mängid malekuid, ei ole vahet, sest ma juba võitsin neis kahes. Ma juba võitsin neis kahes, nüüd tundud natukene solane, kuid seda loodamegi, sest su värske toodang on mage. Käed üles, see pole drill, trap, rap ega Dr. Phil, lap dance ega so chill, teeme päris mussid, kuni sees on hing. Kui kedagi piinad, tee seda siiralt, kaua ma ootan mees. Eluke kiire, mul pole piire, pohu mis ootab ees. Vihka põleta kisa, torgi mu hinge, usu ma kannatan ära. Tea, mis mänge sa mängid, meel on must ja koduks on tänav. Prosvid kohal teeme sodid, see kes kaovad härrad ära nagu neipsti. Ja kui poolsen osab jäävad kondid terveks, käime lina üle nagu Vinski. Kangeid joogid teevad mehed peemeks, aga me ei ole pärit viimasist. Ameteid on mitu raada, tules see mu karihunt ja olen kriimisil. Ma ei karda võtta riski, lähed mööda, küsid miks nii. Elu kogen tõis, hing on patt täis, vana küsib, aga miks siis. Vaatan ülbelt silma, vastan bitch please, ei usu jumalat, kuid usu risti. Kaua mängid, tules mängid, kuni suuren mind ei häire enam miski. Kuskilt kostub hakka 4-7, mehed maas on juba ammu eilsest. 5 kilti jäänud külapoodi, 5 veel ootab lipu voodis. Mees sa tead, me pole papis tehtud, jõui kohaldan räpi lektor. Businessman, see mu erasektor, kriitik olen, kuid ma pole Nestor. Stutsis olen see mu best of, tulevik ma nagu Maskov. Lips kaela olen libe keel, väike drink, mul on libe meel. Brändi repin, see on suure keega, alguses ma olen A ja B-ga. Kui ma langen, lähen alla B-ga, lõpetuseks viiti Central C-ga. Kui kedagi piinad, tee seda siiralt, kaua ma ootan mees. Eluke kiire, mul pole piire, pohu mis ootab ees. Vihka põleta kisa, torgi mu hinge, usu ma kannatan ära. Tea, mis mänge sa mängid, meel on must ja koduks on tänav. Värsket mitteviimsi Eesti räppi, pakun et Tartust. Kui kedagi piinad, oli pala pealkiri ning need olid Dewey. Nii, pagan, miks mu prillid nii halvasti töötavad? Nii, Dewey, Debu, Steven kirjutatakse 5 ja 7 ees ja siis Sultan. Siim, sa oli kuulnud seda lugu? Jah. Kahju. Korra kuulasin ja... Kas oli järjekordne lugu, kus sind name dropiti, kui kasutada noorte pärast väljendit?
et saad... tuleb sinna kogumikule viia. See kogumik tuleb teha, jah. Kas see meelitab sind veel? Jaa, muidu. Isegi kui halvasti öeldakse, ikka meeldib. Jaa, kui halvasti öeldakse, siis on eriti. See, tal oli kindlasti selline selgelt omapärane kummituslik, viirastuslik meeleolu sellel lool. Sellele lisas juurde, et need räpparid olid kuidagi nagu väändunud, imelikud. Nad tuleb tunnustada nende võimet mingisugune teistlaadne flow, sõnade, rütm, sõnade nagu esitamine. Algajad äkki? No väga tublid algajad, kui tihti ma nendele algajatele just ütlen, et proovi ikkagi oma flow'sse mingisugune omapära saada. Ma mäletan, kunagi ma suhtlesin nendega sellel teemal tihedamini. See oli nõustamiskabinet, jah? Peaaegu, et jah. Noored räpparid käisid vastuvõtul ja... Peaaegu, et oli ma mingil aeg-ajalt ma olin sellest täitsa väsinud. Business plan. Peeter arvab, on business plan. Ei ole. Ta tahab investeerida sellesse, investeerida. 17 eurot. Kuu makse. Jah. Nad olid nagu sellised imelikud kujutised metsast välja tulnud musklis tõsised vennad, kes hakkasid suga õiendama. Ja mulle meeldis veel ka, et neil oli peaaegu, et oli nagu mingisugune aktsent sees. Kõhid, põhid ja tõhid olid neil, kõlasid hoopis teistmoodi kui tavaliselt. Ja see on huvitav, kas nad nagu päriselt ka räägivad nii või see ongi nende väljendusviis, loominguline leid nii-öelda. Ja selle juures, et ta oli ikkagist nagu sellise katsetava hoiakuga, otsiva hoiakuga räpilugu, siis tegelikult oli siin väga korralik groove minimaalsete vahenditega sees, väga vähe elemente, aga selline tigevus ja tugevus oli sees. Küll aga nagu lihtsalt minu maitsele on natuke, tähendab see ei puuduta maitset, see puudutab ideoloogiat. Kui öeldakse, et meie teeme pärismussi, siis jumal küll. See pärismussiks ja mitte pärismussiks jaotamine on mega tüütu. Aga ma panen 8. Hea tumme funk. Peeter, räppi kuulad, ei kuula? Ikka kuulan, aga rohkem sellist, mis minu meelest oli sellel ajal, kui nagu rohkem oli sõnumit, et minu meelest nagu mingi Public Enemy omal ajal ikkagi ütles fight the power ja seal oli veidikene rohkem kuidagi seda kirge. Aga Legacy bänd. Aga selle kohta ma olen täiesti nõus Nestoriga, et see groove, mis seal all oli nagu väga mõnus. Aga räpi puhul ma natukene eeldaks seda, et see verbaalne võimekus tuleb välja. Siin ma ei saanud aru, ükski nagu riim ei tekitanud tunnet, et vaat see oli nüüd nutikas. Ja kokkuvõttes jäi selline tunne, et siuke natukene kõrgema keskklassi poisid on pannud natukene liiga suure huudi selga ja teevad ahaa, teeme räppi. 2. Julm, aga õiglane äkki. Aus tahtsin öelda, jah, äkki. Merit? Ja minu jaoks natuke see beat, mis kohe alguses tegelikult huvi tekitas, käis professionaalsuse mõttes kuidagi teist klassi võrreldes sellega, mis siis juhtus, kui vokaal sisse tuli ja Siim rääkis siin veidrast hääldusest. Ma esimese asjana mõtlesin, et kas nad on soomlased tegelikult. Liiga palju töökäinud see. Aga kui Tartu jutuks tuli, siis ma mõtlesin, et tegelikult on tulnud korduvalt viimaste aastate jooksul see teemaks, et tartlased räägivad imelikult. Tuleb välja, et laulavad ka natuke imelikult. Vähemalt see kuidagi joonistus. Nimekirja võib jätkata.
see oleks küll võimas, kõike tartlaste kohta rääkida. See oleks küll võimas, kui Tallinna ja Tartu nagu keel muutuks väga erinevaks. Ega ma arvan, et see tegelikult on. Jah. Et jah, ma ootsin sealt mingisugust poeetilist powerit rohkem, sellepärast, et see sama, ma arvan, et see Dewey tehtud beat siis, eks ole, ta laulis ka seal või? Küsime spetsialisti käest. Spetsialist Siim Nestor. Minu arust ta... Nagu tunneks ta hääle ära, aga ma ei kuulnud teda seal. Aga ta võimekas moondama oma häält. Et jah, et see meeleolu, mis see beat seadis, see kuidagi võib-olla läks liiga mitu sammu ette sellest, mis siis need laulumehed seal oli natuke, seal oli mingisugust häbelikkust või arglikkust või mitte päris oma sõnade või nende riimide tagaseismist, et mul ei tundunud, et võib-olla need tulevad isegi otse nende pastakast, et keegi, kes natuke rohkem teab, on ette kirjutanud ja siis pannud nooremad, kes alles sisenevad sellesse skeenesse laulma. Ja ma ei korjanud sealt ühtegi sellist tugevat mõtet või siukest, ma ei tea, analoogiat, sümbolismi, whatever, selliseid asju, mida ikkagi ju peaks kaasaegsest räpist üles korjama, sest see tase on piisavalt kõrge, et osatakse asju öelda ümber nurga ja huvitavalt. Aga... Ma ei usu, et nii tõsise ja ähvardava kõlavad tüübid kellegi teise tekste esitaksid. Seda ma küll ei usu. No. Võib-olla nad peaks. Ma tahtsin midagi veel öelda, aga nüüd see läks Siimu spiigiga kaduma. Nahka. Jah, nahka. Pardon. Ma isegi ei tea, mida sellele hindeks täpselt anda, sest seal oli nagu kaks poolt, mida ma vaatasin, üks meeldis mulle väga, see kõlisev background, aga et 5 või? Ei 6, no positiivne selline ikka, positiivse poole peale. No jah, 6 võib. See teeb 16 punkti, Dewey Debu. Steven või siis äkki hoopis 57, Sultan ning kui kedagi piinad. 16 punkti. Yeah, you know I'm always by your side, so just listen. Yeah, babe, just like only yesterday, guess the memories never fade away, so many dreams we've been chasing. Together we've been through the tears and the laughter. Now we found a happy ever after. I got you and that's all that matters. I'm so glad you're in my life. No one knows me like you do. Honestly, better than I know myself. All I need is you, just you. For everything we've been through, I'm grateful that you're my best friend till the end. I'll stick by your side like glue. It's true, nothing's ever gonna come between us. Ain't no way we can lose. Always me plus you. It still feels the same, and do the seasons change, do the ups and the downs, you'll stay with me. Cause girl, one look in my eye and you read my mind. We got a connection that gets stronger every time. Ride or die. I won't take it for granted. Shoulder to cry on, I got it. So reach out your hand and I grab it. Yeah, you're not a hold you down. No one knows me like you do. Honestly, better than I know myself. All I need is you, just you. For everything we've been through, I'm grateful that you're my best friend till the end. I'm staying by your side like glue. It's true, nothing's ever gonna come between us. Ain't no way we can lose. Always me plus you. All I know, it just gets better with time. When you're feeling so down and lonely, I'll be there come rain or shine. Oh, if you don't already know, there's nothing that I won't do.
muusikat Koreast, K-popi grupp, neid on vist 9 ikkagi siin ja nad on lihtsalt pandud topelt, et Korea jääb sellise mulje, et sellise laulukoori jagu tüdrukuid sealt Koreast ja nende 9 on ikkagi palju. On minu arust küll. Me plus you oli loo pealkiri. Produtsent oli Euroopast, mul ei jäänud ta nimi meelde, aga taanlane minu arust. Taanlane produs, miks ta sükse selle sneeri sound, mis vist on ju? No seal käivad ju praegu inimesed. Kas mina räägin või sina räägin? Jaa, vabandust. Sina. Ei, sa räägi lõpuni. Sul oli mingi hea mõte. Sa oled õppinud ei ütlema nüüd. See sneeri sound häiris mind esimese asjana. Aga mida ma võib-olla siis kontekstis selle eelmise looga saan öelda, et nendes vokaalides oli seda võib-olla siis agressiivsust, mida võinuks olla selles eelmises, sest siin oli mingisugust jõulisust, mis võib-olla lüürika oli väga stokk, ma ütleks, et võib-olla isegi Taylor Swift ei teeks nii igavate sõnadega lugu, aga selles mõttes see vokaaliline vaheldus, ma ei tea, kui paljud neist laused 9, kõik vist ilmselt mitte, pani vähemalt mingis mõttes selle elama, aga selles mõttes oli tüütu kuulamine ikkagi liiga päikseline ka võib-olla minu maitsele. Mis ma veel? Siuke infantiilne popsuht ju, ei va? Ma ei tea, mis su peas peab toimuma, kui sa sellest korjad endale midagi intellektuaalselt stimuleerivat üles. Me peaksime küsima Tõnis Kahu käest, tema on K-popi spetsialist. Ongi nii, jah? Oh, jah. No ma loodan, et ta kuulab vist võib-olla kirjutada, sest ma ei tea, ma alati tunnen, et ma sellise muusikaga nagu kuidagi hangub midagi peas või mingisugune teadmine lahkub selle kuulamise järel ja asendub mingi ebavajaliku asjaga, näiteks see, et selles bändis on 9 inimesed. 3. Peeter, see oli nüüd korralik kapitalistlik muusika, et kontori laua taga kokku pandud, leitud konkursi korrast tüdrukud, ostetud sisse produtsendid ja siis valmistatakse toode ja siis tehakse seda toote arendus korralikult, riik rahastab ja inimesed kuulavad ja on rahul. Kuidas, oled ka rahul? Absoluutselt ei ole rahul ja ma ausalt öeldes imestan, et sa selle kontori laua taga kokkupanemise mängu tõid, sest ma mõtlesin just sellele, et mul on ka mingi Excel ja mul on ka mingid tükid seal, mida ma saan igal pool kasutada ja mulle tundus, et see on täpselt samamoodi mingisugustest olemasolevatest legodest kokku pandud. See oli esimene mõte, mis mul tuli ja teine mõte mul tuli, et oli silme ette selline suur roosa blender ja siis sinna sisse võette, kuhu on kirjutatud peale, et see on tehisintellekt ja siis sinna roosasse blendrisse pannakse Lifti muusika ja Britney Spears ja siis umbes sellist sloppi võiks sealt nagu välja tulla. See, et inimesed seda kuulavad, see, et inimesed selle eest mingil viisil maksma on nõus. Palju kusjuures. Ja palju. No mina selliste asjadega ei suhestuna, nagu ma ei hakka ilmselt kunagi suhestuma elektriautodega ja hakkama suhestuma K-popiga. Ma pakun, et näiteks ma praegu jälle räägin Tõnise eest, kuigi ta tõenäoliselt praegu võib-olla magab. Ja Tõnis magab, siis ma võin rääkida, aga tema kindlasti leiab selle intellektuaalselt huvitava selle nähtuse. See on kas just intellektuaalselt, aga võib-olla antropoloogiliselt, et mida kõik inimesed valmis on tarbima, sest tõesti, siin ei olnud seda midagi, mis teeks ta eriliseks. No ei olnud. Ja kindlasti selles mõttes, et võib-olla kui video oleks kõrval, siis ka keskealised mehed rõõmustaks, sest kindlasti need 9 tütarlast on väga kenad ja tantsivad väga hästi. No oma rahva parimad ikkagi. No oletada võib, aga ma vapandan kohe, et ma olen selline nagu pahur varahaldur siin, ma paneks sellele ka 2. Väga hea. Siin tihti pannakse liiga palju hindeid. Siim, sina seda Twice'i tead? Neid K-popi
bände, mis mul läbi liiguvad, neid on nii palju, et ma täpselt ei tea, millise nime taga on milline muusika, kuigi sorry, ja tõepoolest nad on suhteliselt sarnased, aga kus sul need läbi liiguvad kogu aeg? Mul on kodus tekkinud K-popi station ja sinna tekib vaikselt ka K-popi plaadi kogu K-popi. Sa oled käinud ka K-popi plaadipoes, eks ole? Ma olen käinud ja see on väga huvitav, seal kui muud plaadid on kõik ikkagi ühes formaadis, tähendab samades mõõtmetes, ehk CD-del on üks teatud mõõde, vinüülidel, 7-tollistel, siis kõik K-popi plaadid on pakendatud mitte ainult nagu suurustes erinevates pakkidesse, vaid ka nagu kujult. Need võivad välja näha nagu näiteks mingid fotoaparaadid või mingisugused ümmargused pallid, enamasti küll nagu ikkagi raamatud, aga nad on paksused, kujud on kõik erinevad, maksavad rängalt palju ja seal sa võtad selle plaadi lahti, seal on plakatid, kleepekad, fotoalbum, siis veel igast niisugust nodi ja CD, millel on reeglina 5 lugu peal ja seda sama ühte plaati on siis umbes 4 erinevat pakendit. Sõltuvalt vanusest on sul peavad nad kõik olemas olema. Ühesõnaga K-popi plaadipoodi minnes näeb see välja nagu rohkem nagu mänguasja pood. Aga vaata, mis on veel huvitav, ma nüüd segan sulle vahele, nagu sa tegid enne Meritile, ega me muidu siin tavaliselt eriti ei sega. Me ei üldse sega üksteisele vahele head, me oleme heatahtlikud ja viisakad, et tuleb meelde, ma olin ei olnud Lissabon, pole Lissabonis kuna ei käinudki, aga Istanbulis küll. Lennujaamas. Pikalt aega, uhke suur lennujaam. Läksin siis raamatupoodi, et ostan mõne muusikaajakirja endale, järgmine pikk lend oli ees. 2 muusikaajakirja oli seal. Need olid K-pop, mõlemad K-popi ajakirjad, that's it. Ja ma olen seda kusagil veel näinud, aga praegu ei tule meelde. Ühte siia Tallinna raamatupoodi on tekkinud ka see eraldi K-popi plaatidest stend. Ja arvestades, et plaadi peal on 5 lugu, siis... Aga boonustrekid on ka seal? Ei ole. Boonus ongi. Boonus on kogu see muu. See, et muusika on ka seal. Ma kahtlustan, et see on tulnud sellest, kui läks populaarseks unboxing. Vaata, tüübid videokaamer või YouTube'is seal video eest teevad pakke lahti. Karbistamine. Karbist lahtistamine. ja maksavad juba palju, eriti Eestis. Võib-olla kohapeal saab ikka normaalsem minna, et võidki ühe plaadi osta selle 4 erinevat versiooni, kui sa oled superfänn. Teatavasti on see ala, kus on fännid ja superfännid. Minust on paraku saamas fänn. Mu lemmik K-popi bänd on New Jeans. Ma nüüd ei tea, millised plaadid neil on see aasta või eelmistel, aga New Jeans paneb kokku põhimõtteliselt nagu Pink Pantheresses paneb house'i, UK garaaži, drum and bassi popmuusikaga kokku, aga tal on see K-popile omane see totaalne selliseks massiivseks, masinlikuks inimlikkus on nagu välja pigistatud. Selline sünteetiline. Ülisünteetiline, nagu plastmass. Imelikult magus ka, aga ei ole magus. Ja mulle nii meeldib see efekt, et ta tekitab sellise võõrastuse, ta tuleb nagu, ta ei mõju nagu mingite pillide ja helide siuke kogum, vaid mingi siuke raske helisein, nagu mingi plokk, mis sõidab must üle ja see on kihvt minu arvates. Siin loos oli samamoodi, oli see
kõik oli nii ette keeratud, et ei olnud võimalik kuhugi ära põgeneda ja ütlen veel seda, et praegu on K-popi 3. generatsioon. Neid selle tööstuse artiste, bände võetakse ka generatsioonide kaupa ja minu jaoks on see 3. generatsioon just selline, mis mul on meeldima hakanud. Seal on see jah, tõesti tantsumusa väga kõvasti sisse näinud. Selle alus oli ju minu arvates 80ndate R&B, miks mitte isegi Jimmy Jam'i, Terry Lewislik, see kitarrilik, mis selle käima pani. Ka üks tore puutepunkt minu jaoks. 8 punkti pakun või? Ma panen 9. 9 lauses. Natuke rohkem, see on teiselt päev nii vähe. Kas nende bändide puhul see vist kehtib, et ega seal vist need isikud kui sellised olulised ei ole? On. Ma saan aru, et nad vahetavad välja, või see on võib-olla poiste bändide puhul. Keegi peab sõjaväkke minema ja siis... Sa jälgidki neid isikuid, see on nagu terve teadus, et sa kogud kõikide nende 9 bändi liikme pildid omale ja nii edasi. Ja seal käivad ju Euroopa iseenesest ei ole sellest mitte midagi. Ja seal käivadki Euroopa produtsendid töötamas. Neile makstakse hästi ja ka lõpuks miksitakse või masterdatakse ikkagi K-popilikuks. Lõpetasid jah. Nii, 14 punkti siis Twice ja pala pealkirjaga Me Plus You. Otsin ühe koha, kust hästi on näha, kus meelehein vohab. Olgu tuul ja olgu öö, see on meeleheina valguri töö. Olgu tuul ja olgu öö, see on meeleheina valguri töö. Olgu tuul ja olgu öö, see on meeleheina valguri töö. See on tema uhkus ja tema uhkus. Otsida neid koppi ja pidada vappi, olla vaba, teda trikitada. Otsin ühe eepilise koha, kust hästi on näha, kus meelehein vohab. Olgu tuul ja olgu öö, see on meeleheina valguri töö. Olgu tuul ja olgu öö, see on meeleheina valguri töö. Olgu tuul
see Meister Jaan, värske singel Meelehein. Siim, kuulsid ka midagi tuttavlikku siin? Sa kuulnud siin Stooges'i I wanna be a dog'i kitarrikäiku? Ai. Now I wanna be a dog. Oleks võinud seal olla. Ei no põhimõtteliselt ta oli... Millal seda mulle toodu? Midagi oleks võinud ju laulda. No eks ta ju tegelikult oli selle ajastu psühhedeelse rocki manamine ja küll. Sa ütlesid, mis sõna sa kasutasid? Psühhedeelne rock. Jumal tänad. Miks? Ma olen võib-olla, mul on see kiiks, mul oli see, ma kuulsin see psühhodeelne. Oi jah, ma ei ole kasutanud seda. Kui ma võin kasutama hakata, siis mulle tundub see naljakas, psühhodeelne. Jah. Vanemad inimesed ütlevad psühhodeelne, sa ikka ju tead seda, eks ju? Psühhodeelne või? Ei tea. Ja no, mul see käik ei tabanda, aga no viimase 15 aasta jooksul on ju see seda sorti žanr üsna populaarne ja neid bände on siit-sealt esile tulnud. Nad sobiksid esinema tõesti nii koos see lugu siis, nii Stooges'iga kui ka Moon Duoga näiteks, eks ole ju. Ja üks asi, mida ma praegu seda lugu kuulates tajusin, ma ei ole selle peale nagu varem mõelnud, kuigi tõenäoliselt on see varem ka kogu aeg silme ja kõrve ees olnud, et suur parmupilli meister ja mängija Meister Jaan, et tema enda hääl, tema enda vokaal hakkab ka parmupilli nagu kõlavat. Ta varsti ei peagi väga parmupill suus võib-olla. Et nad kasvavad nii kokku, tema kurk ja keel ja see parmupill. Me peame ta ikka külla kutsuma, siis kuulame, räägib parmupilli häälega. Kutsume. Ja sellel oli sellise psühhedeelse matka ja vaim oli kenasti seesiga ja seal oli väga palju nagu potentsiaalset, mis haaraks mind uuesti sellesse paika. Just nimelt see näiteks see meloodiakatked, mida parmupill välja plöristas, aga see muidu see Mekoolia meloodia, see laulmine, ta jäi kuidagi veidi liiga tuiama, ta ei osanud endaga midagi huvitavat teha, ta oli liiga laisk, liiga laisk ja lontes, vähemalt sellel praegusel esimesel kuulamisel. Võiks lennukam olla minu maitse jaoks. Produtsent olla, eks ju? Võiks mõni tõsisem produtsent olla? Ja, muidugi, jah. Produtsente on meil siin... Sellegi poolest kõlas ju kuidagi lopsakamal kui muidu. Ja. Huvitav, et kas nagu bändiga tehtud või mis viisil, aga no, iseenesest muidugi Meister Jaani puhul ei ole see midagi imelikku, et ta otsib erinevaid žanre ja stiile enda väljendamiseks, aga hinnakem ikkagi, et meil selliseid muusikuid ka on. No hinda siis. No, mis hindaga ma hindan täna? 7 või? Tahtsin küsida, et kas tuleb 7. Peeter, kuidas sulle Meister Jaan? Meeldib või meeldi? Ma lihtsalt sain kohe aru, et see on Meister Jaan. See on juba saavutus. See on juba saavutus. Minu puhul küll. Ei, aga ma mõtlen ka artisti puhul, et ta on nii äratuntav. Ta on äratuntav. Aga mul tekkis kohe nagu 2 mõtet. Esimene mõte oli see, et see oleks selline ideaalne muusikaline vahepala mingisuguses eksperimentaalses teatrietenduses, mille kirjutaja kindlasti on teinud selliseid stseeni, mis teevad elu huvitavaks ja ka selliseid, mida ei tohiks teha. Et on nagu selles mõttes see psühhedeelne mõte tuli ka mulle. Ja teine mõte, mis oli võib-olla natuke imelikum, oli see, et see oli aeglane, laisk, nagu siin Nestor ütles, aga kui sellele nagu tempot juurde panna, siis tuli kuidagi kohe selline mõte, et 93. aastal keegi on kuskil saanud Amiga arvuti ja üritab teha mingisugust tollaegset nagu kõige paremat niisugust reivi tausta. Et kui sellele tempo peale keerata, siis
ei olekski võib-olla kõige hullem, no ma panen 5. 5 on kirjas. Merit. 5 on suht hull. Mis mulle on Meisterjaani puhul meeldinud, nüüd meenutan veel siia kõrvale, vist oli Paavli esimese sünnipäeva live. See, kuidas ta toob tehisliku ja orgaanilise kuidagi nii sümbioosis, ilusas sümbioosis kokku ja selles loos ka ma olin rohkem valmis selleks, et võib-olla see lugu liigub sinna samma, mis ta ikka on teinud ühes oma parmupilliga, aga see sama see Stooges'i, ma ei tea, ma võin seda vist nimetada, natuke võib interpolatsiooniks seda nimetada vist ka, et see tõi seda mingisugust uut värsket hingamist sinna juurde ja ma eeldan, et see on ka Riste, kes seal laulab, sest ta on koos nüüd ühe loo varem teinud, et see koostöö tundus, et oli piisavalt hea, et võib jätkuda ja siis see tõi ka mingisuguse väga hea mõõtme sinna. Väga hea mõõtme, jah. Kuigi tegelikult ma pean seda ütlema, et Riste vokaal ja Riste karakter on selline, et see väärib pigem eeslava, et võib-olla ta panna sinna taustale on natuke tema täie potentsiaali või siukse andekuse siis mitte kasutamine minu jaoks, aga ma olen natuke kaalutatud võib-olla ka siin. Ja no jälle, produtsenti on vaja. Ja ära karda produtsenti, võta produtsent. Sul on head lood, võta produtsent. Ja see kõik särgi idee. Instrumentaal tegi ka selles mõttes piisavalt palju pöörteid seal, et lõpuni oli huvitav ja siuke sügase kütust kohtadest ja kõditus ja hõõrus natukene nagu liivapaber, eriti seal lõpus, kuigi ta oli üsna siuke hillitsetud lugu, et ja need asjad töötasid oma vahel, seal oli nagu siuke vastandite dihhotoomide kokku mäng, mis minu jaoks lõi ilusa tasakaalu ja ma kuulaks seda lugu uuesti. Ja ma panen selle äkki 8 vist. 8. Mis see siis meil teeb nüüd? Mul on nüüd mõtted ära. 5 + 7 on palju. 12. Pluss 8. Pluss 20. Pluss. Ja ongi 20 koos, näed. Peaaegu, et tõusvas joones, aga mitte päris. Jõuame ühe loo veel kuulata. Tuleb kõige parem. Ma ei tea, ma hakkasin elu eest meenutama ühte bändi nime, keda hakkaks tegelikult see Meisterjaan meenutama, kui ta produtsendi juurde läheks ja see ei tule mulle meelde. Jaa, see on... Selle peale on tegelikult... Siis ma isegi ei suutnud arutada. Mul tuli veel see meelde, et see gitarri sound meenutas mulle rohkem siukest slinti isegi või midagi eive. Ma ei tea, et üks lugu veel ja see on pikk. Väga hea. Pasa mañana cuando atienda la luz que me llama. Mami, mi futuro me reclama. Camino hacia la luz. I have nothing to lose. Dice, yeah. Crucé la puerta y hoy me siento libre. Dejé el pasado y me fijé en lo simple. Solo dame 21 gramos para sentirme firme. Y yo te dejo mi legado antes de irme. Cada paso una enseñanza. Sigo con confianza tan rápido que el tiempo no me alcanza. No busco alabanza, menos falsas esperanzas. Descansa como cuando estabas en la panza y despierta.
Toma la carta en el asunto para poder mirar la vida en diferentes puntos. Pregunto, ¿qué habrá en ese mundo que viene después del mundo? Lo bueno es que vamos todos juntos. Yo voy con mis valores, también florezco regando las flores. Me llevo los aromas y los colores, hago que el cielo se enamore. Y si las nubes lloran, que no lloren. Tengo a los árboles de profesores, me encanta sentir el viento. Subir la montaña sin aliento, al final lo que importa es el intento. Solo me acompañan mis hazañas, mi virtud y mis sentimientos para escribir la parte 2 del cuento. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé. No atienda la luz que me llama. A mí mi futuro me reclama. Camino hacia la luz. Camino. I have nothing to lose. Camino hacia la luz, camino hacia la luz, man. Done living under your gilded sun on the mountain. Oh, okay. Never seen a killer with fangs and millimeters that bang and killer teachers piss slang and still I reach ya. Y'all ain't ready for death until I show the whole breath until you blow the one set my niggas throw up. How many times I gotta prove you're not to test me? This ooze can't be deadly slugs move through your chest piece. It's all reality. Beefing with your block, got you creeping with your Glock. Now you sleeping in a box. No one can convince the invincible to be sensible. Pits in the principle, my pistol won't miss you all. Why shouldn't I diss you, dog? I'm Leatherface. This E&J made me say your DNA's genetic waste. A medic case that'll detonate. Dirty Harry. A pathetic taste that shroom head that murder fairies. A recovering heroin addict looking down the barrel of my parents' attic. Got this shotgun just swearing at it. My triggers have turned a pump into a Uzi. You chumps do that movie, y'all jump inside movies. Y'all scary dudes that hide behind your niggas can fight inside a squiller and die beneath a river. My urban strikes are not. Oh, I'm just fucking. Alright, come on, let's go. Let go, ya, entro rompiendo la puerta. Acá no tenemos miedo, le estamos pegando la vuelta. Paso portales que matan mortales. Con tales que el mundo revienta. Ti tiembla la placa tectónica. Suena la armónica, rinden la cuenta. Te reúno, te saca la venda. Pa' que veas que la realidad no está en venta. Sigo buscando el final del túnel. Busco esa luz que al final nos une. Solo los buenos son los que suben. Las armas levitando como el volumen. Solo uno más en el cardumen. Busco la paz todos los lunes. Soy de los que asumen a su mentira. De los que respiran cuando no hay perfume.
see on värske Gorillaz, mis mõtlesin, Gorillas ikka, ise sa Gorillas ja pala pealkirjaga The Manifesto ja kaasa tegi Argentiina staar Trueno ning aastaid tagasi maha lastud Ameerika räppar Proof. Ja kui see nüüd mõni nädal tagasi selle albumi info välja tuli, siis minul köitus tähelepanu see, et et seal on ka Marky Smithiga lugu peal. Ja Marky Smith on ju ka meil päris mitu aastat juba surnud. Et kas Merit, sina oskad sellest plaadist midagi lähemalt rääkida, et seal ongi nagu need külalisartistid siis kõik surnud? No praegu mul jääb selline mulje küll, sa tea sest midagi? Mul on kuskil kuklas teadmine, et uus album on tulemas, aga ma ei ole ma vaatasin seda nimekirja, see oli selline muljetavaldav. Ja eks see Gorillaz plaadid ilmuvad harva, aga nad ilmuvad, siis on alati mingi meeletu sündmus. Mulle tundub, et võib-olla viimaste plaatidega enam mitte nii väga, kui ma pigem hakkasin selle peale mõtlema, et kui mõelda, kus Gorillaz kahe mehe siis projektiina, kuigi tegelikult vist võib öelda, et see on ikka ühe mehe projekt, teine lihtsalt tegi seda animatsiooni seal, nimi ei tule nüüd meelde peale, kellega koos, siis see on ikka aastatega korralikuks tsirkuseks kasvanud. See lugu oli ikka tohutult pikk. Ma olin... Aga tunne oli nagu pool tundi, eks? Jah, nagu oleks terve lavastuse istunud ja jälginud seda mängu oma peas. Üks asi veel, mille peale ma mõtlesin, oli see, et selle looga võib-olla Ladina-Ameerika räppmuusika müüs ennast mulle lõplikult maha, sest ma siin just hiljuti tutvusin alles Bad Bunny aasta alguses ilmunud albumiga ja siis ma sain aru, mis selle iva minu jaoks on. Ja see oli siin ka, joonistas ennast ilusti välja ja ma tegelikult võib-olla isegi ootasin, et Damon Albarn ise ei tee siin häält, et laseb sellel ladina räpi, ma ei tea, kas ta on siis noorstaar või, sest ma ei ole temast kuulnud. Trueno, jah. Võib-olla olen ka, pean kirjapilte nägema, et ma arvasin, et ta laseb tal... On või? No sorry. Kõike ei jõua teada. Ei peagi teadma. Võiks teada. Lõpeta ära. Kus sa selle pea paned? Ma ei tea, toon siia stuudiosse üle nädal. Mahusi ära siis. Et ma mõtlesin, et ta laseb temal särada ei olekski mõnes mõttes võinud, sest see on sümpaatne, kuidas ta on selle projekti natuke nagu käest ära andnud ja toonud sinna siis maailma muusika asju rohkem. Et see algne seos võib-olla, mis rohkem selle Blurry minekuga oli, on ära kadunud sealt, et see on alati igasuguste pikaajaliste projektide puhul alati mu jaoks väga sümpaatne. Aga võib-olla need, mis oli 3 osa, ma lugesin kokku, et olid erinevad, võib-olla natukene nagu selles mõttes sõid 11 ära, sest ma olin selle esimese osa lõpus valmis, et see siuke Tivoli-laadne lugu või nagu selle mingisuguse karusselli peal olek, et ma sain sealt selle elamuse kätte, aga siis keriti uus vind peale ja siis tuli midagi täiesti muud, mis otseselt ei haakinud selle esimese loo külge. 2 viimast omavahel sobisid paremini, aga olid minu jaoks täiesti nagu erinevad loojutustamise viisid, kuigi mulle üldiselt meeldivad väga nagu ekstreemselt palju, rõvedalt palju meeldivad siuksed järsud ümberlülitused, aga siin võib-olla see oli lihtsalt lõppkokkuvõttes ikkagi täiesti kurnav kogemus. Mul on kõht ka tühi, võib-olla nagu see olukord natuke mõjutab, aga jah, selles mõttes cool, kuhu jõutud soundiliselt tõesti nagu džungel ja kirju ja elab ja kriiskab ja seal on iga nurga peal midagi vaadata ja kogeda, aga lihtsalt kerge üle küllastumus tekkis ka kõik seda sisse ahmida üritades, sest mulle tundus, et ma ei saanud seda tervikpilti, see on jah, need 3 osa olid kuidagi üksteisest natukene võib-olla liigestest lahti lõppkokkuvõttes. See jutt kõlab siuke 7 või? Mis sul kirjas oli?
ei olnud midagi kirjast, aga hakkasin 6 kirjutama, aga las olla 7 siis. Jah. Peeter? No mina lugesin kokku 4 osa ja ma üldiselt suhtun hästi kõigisse tegelastesse, kes suudavad mingisugusest imelikust India filmist mingisuguse sampli välja pigistada. Sellepärast, et see näitab seda, et neil on loovust, neil on huumorimeelt ja neil on eneseirooniat. Ja see esimene osa oligi minu meelest selline loovus, huumor, eneseiiroonia ja ma täiesti kujutan ette, et kuskil mingisuguses hispaaniakeelses riigis, kuskil all-inclusive kohas, kus on palmid ja sinine vesi ja paksud sakslased, et siis seda kuskil õhtul lastakse nagu luubi peal aru saamata, et seal ikkagi mingisugune iroonia on. Aga mis puudutab neid ülejäänud 3 osa, siis mina ausalt öeldes neid sinna, ma ei saa aru, miks need nagu vajalikud olid. Need oleks mingisuguste täiesti omaette lugudena võinud kanda. Et mulle just see esimene osa, see mingisugune, no mulle tundus vähemalt, et India filmist võetud trullella sample, siuke korralik latino räpp, et esmamulje, et äkki on hirmus geneeriline ja äkki on ka jälle siukene slopp ja siis saad aru, et ei ole. Aga siis minnakse kuhugi mujale, mis selle eelnevaga enam ei seostu. See ei aru saamatuks. Aga ma panen 6. No, see on rekord täna sinu puhul. Sorry, ma hakkasin siin vahepeal ära surema. Endiselt. Ma vaatasin seal plaadi peal on veel minu teada lahkunud inimesi, Bobby Womack. Ma räägin, et seal on surnud inimesi. Dennis Hopper, no. Tony Allen. No, crazy. Aga on ka elavaid. Ei, no, see Trueno Johnny Marr on elus. Johnny Marr on seal palju. Ja Idols on ka elus, aga sul on ka tunne, et sellel Damon Albarnil on suur sulustus. See on nagu nii, jah. Selle loo pealt tuleb välja küll, et 4 osana. Samas proge. Jah, aga proge ikkagi nagu lõpuks ju äkki annab mingisuguse terviku kokku. See, no ma ei tea, kas ta nüüd andis. Jaa. See lugu mõjus mulle alguses väga ohtlikuna, see põhikäik, see trullella seal, see oli selline täpselt selline imehea, mis inimestele väga meeldib, mis neil tekitab neile mõnusa positiivse meeleolu, teiste sõnadega hea tuju, on siuke nakkav, lõbus ja see lugu koostus sellisena, mis nagu jääbki keerlema raadiotesse, sellest saab selline pikaaegne klassik. Despacito saab sellest. Jah, just nimelt. Selline signaallugu nagu, aga tõepoolest Albarn rikkus selle võimaluse ära, kui ta just ei tee sellest mingit eraldi raadio editit, kui jätab ainult selle esimese otsa sisse. Jah, see ülejäänud osad olid tõepoolest tüütud, räägin nendest kohe veel, aga tolle Argentiina räppari, vaata mõnede nende latino räpparite ja R&B artistide vokaaliga on mul see mõju, et nad kuidagi ehmatavad mind sellega, et mul nagu esimene reaktsioon on, et mikrofoni taga on mingi vene pätt. Selline nagu mingi vene gangster. Mul läheb nagu ikka mõni sekund aega, et aru saada, et see ei ole üldse vene keeles, vaid hispaania, portugali keeles. Selle Bad Bunnyga mul seda muret ei ole, aga siin oli mul mingi vene gangster räpper, vaata neil on ka selline mingi eraldi selline ülbe agressiivsus veel sees. See oli mul probleemiks. Ja siis need erinevad osad, mis seal järgi tulid, see oli siuke efekt, et oled läinud teatrisse, vaatad seda, oi, täna sattus väga lõbus, kerge ja tore tükk. Kes see käib teatris niimoodi? Ei no, teinekord tuleb, aga siis tuleb see järgmine tseen, et jumal, ma loodan, et see tseen jääb viimaseks. Ja siis tulevad veel, oi, ja nagu järjest need tseenid lähevad kehvemaks. Ära ka ei taha minna, sest
ta nagu kultuurne inimene olla. See on Plektrum Nukuteatris on nii. Okei. Noorsooteatris, vabandust. Et jah, see esimene ots oli minu arvates perfektne, siuke superhitt. Mitte minu maitse, aga hindan, aga siis kolis kokku. Ja teiste inimeste maitse. Ma tean, et kõikidele teistele inimestele see meeldib. Ütlen ma ja ütlen igaks juhuks panen sulgudesse, see oli nali ja ma panen sellele 5 punkti. Selle esimese osa alguses oli küll see tunne, et saali teenindaja pani ukse lukku ja siis ei lase kedagi välja. No näed. 18 punkti siis Gorillasele ja Manifesta koos Trueno ja Proofiga. Meil on kiiruga veel aega rääkida üritustest, kuhu me inimesi minna soovitame. Ma millegipärast ei saanud oma telefoni tööle, aga mul on ikka enam-vähem meeles see Coverdale. Karalis Coverdale tuleb Eestis ja just oli sõltumatu tantsulaval ja kas seal ei olnud mitte ka Marja Nuut ja Robert Nikolaev, et siuke super kombo. Ja iseenesest ka lahedas kohas. Novembris millelgi oli see? See oli mitte väga kauges tulevikus tõesti, jah. 28. november. Mina soovitan lähemat tulevikku 26. oktoober Misha Panfilovi Septet. Okay. Suurem bändiorganisatsioon tal üle pika aja ümber hinnatud tegelane esineb 26. oktoober Paavli kultuurikeskuses. Kindlasti sündmus, ma tean, mu vend proovib isa Tallinnasse selleks tuua. Ma soovitan minna tuleval kolmapäeval Paavlisse Kannabinoid 360 kraadine show. Kannabinoide meeldib mulle alati väga elavas esituses vaadata ja kui sinna on see 300 kraadine lava juurde pandud, siis on ilmselt veel natuke coolim kui tavaliselt. Peeter, kas soovitad ka Tallinna linnas mõnda üritust külastada? Ma ei tea, mind on kutsutud vaatama, kuidas mul sõbra laps osaleb Carmina Burana laulmises homme Estonia kontserdisaalis ja ma arvan, et see saab olema nagu palju hevim kui väga palju muud hevi, mida tehakse. Kui Kannabinoid. Igal juhul meil oli külas Peeter Koppel, siin samuti mul vastas kriitikud, Siim Nestor, kes millegipärast jälle, sa ikka muretsed kogu aeg millegipärast? Ei, praegu ma ei muretse. Okei, vast täpselt siukse näoga, et nii, mis sealt nüüd tuleb? Merit Maharits, mina olen saatejuht Raul Saaremets, oleme tänulik meie toetajatele, Muusikalinn Tallinn ja Converse Eesti. Oleme tagasi nädala pärast, ma usun, jah, siin oleme või? Ja, ikka, pigem kuigi on ju koolivaheaeg, eks ju. Sellegi poolest, aitäh, et kuulasite, kõik head. Kõik head. Tšau.